Enne kui me jääme sõna juurde, ma tahaks palvetada ja paluda, et Jumal tegelikult aitaks kõik selle õige sõnumi välja tuua, et see oleks elav, et see oleks tõesti see värske leib meile täna kõigile ja et Jumal võiks kõnetada meid, meie vaimu. Kas Taevaisa, me täname sind selle aja ja koha eest. Aitäh, et sa oled andnud meile võimaluse tulla kokku ja rääkida sinu sõna. Jeesus, ma palun, et kõik see, mida me teeme ja räägime, oleks sinu sõna keskne, sinu keskne. Jeesus, et me vaatame sinu peale, ootame sind, issand. Me palume, et me saaksime rohkem ilmutust sinust. Anna meile tarkuse, ilmutuse vaimu sinu äratundmiseks, et me mõistaksime sinu tahet, issand, täna, millest sa tahad meid kõnetada. Me palume, issand, et sõna oleks selge, puhas, elav ja see oleks kastetud, issand, väe ja sinu ligioluga taevast. Jeesus, me palume seda sinu kallil ja väälisel nimel. Amen. Ega siin ei olegi pikka sissejuhatust, ma lähen kohe asja juurde ja räägin sellest sõnast, mille Jumal mulle näitas. Alles nüüd, just siin mõni hetk tagasi. Ma usun, et sa mõistad, et see on tark tegu alati enne, kui sa loed sõna. Kui sa loed sõna. Me kõik peame sõnast toituma ja sõna lugema. Et kui sa loed sõna, siis iga kord palu, et püha vaim sulle teeks selle elavaks, et ta räägiks sulle selle sõna läbi. Me võime teinekord sõna lugeda, lihtsalt loeme siin informatsiooni mõttes ära, tore lugu, üks ja teine ja teame nii-öelda peas, aga kui me ei saa ilmutust sellest, mida Jumal siin teeb, miks ta seda siin näitab või millest ta siin räägib, siis jääbki meil lihtsalt informatsiooniks peas, mis ei aita meid ega kedagi teist. Et see ei oleks meile lihtsalt nagu informatiivne, vaid see oleks meie eluleib, sest Jumala sõna on eluleib. Luuka 7. peatükis ja alates 36. salmist. Ma olen seda lugu lugenud väga palju, aga ma ei ole kunagi sellesse niimoodi süvenenud nagu nüüd. Ja see, mida Jumal näitab, ma lihtsalt tahangi teile edasi anda. Ma loen 36. salmist ja see algab nii. Aga üks fariseeridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks fariseeri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine. Ja kui see sai teada, et Jeesus istub fariseeri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Ja Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lauses, räägi, õpetaja. Ühel rahalaenul oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 denarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kelle ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast ma ütlen sulle, et temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles,
sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseenesest mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Ja ma lugesin seda lugu ja äkitselt püha vaim hakkas sees nagu kõnetama. Ja mul tekkisid küsimused. Tead, see lugu saab elavaks ja tekib selline huvi või niisugune fokusseeritud tähelepanu just selle naise tegevusele. Ja ma küsin, issand, mida siin tähendab? Siin on 3 asja, mida ta teeb. Ja millele sinagi viitad, rääkides siis selle variser Siimoniga, et ta ei andnud sinu jalgade jaoks vett, ta ei andnud sulle tervituseks suud, ta ei võidnud sinu pead õliga. Et mida see tähendab? Mida see nagu vaimulikus mõttes tähendab? Et see ei ole lihtsalt tore lugu. Me teame, ma korra põikan siin kõrvale, me teame ju, et Jeesus pesi jüngrite jalgu. Ja Jeesus ütles niimoodi, et ma annan teile head eeskuju. Mina pesin jalgu ja ka teie peate pesema jalgu. Halleluuja. Kas meil on kausid kaasas? Me peame olema sõnategijad. Õnnis on see, kes on sõnategija. Ma tean, et on kogudusi ja on nii-öelda kirikuid ja konfessioone, kes praktiseerivad ja pesevad jalgu. Ja teate, ma usun siiralt, et Jumal hindab seda, sest nad on sõnategijad. Aga ikkagi mul on küsimus, mida see vaimulikult tähendab? Mida see mulle annab, kui keegi mu jalad puhtaks peseb? Või mis see mulle annab, kui ma teise jalgu pesen? Vaata neid asju, millest Jeesus rääkis, ma põikan sinna, siis ma tulen selle loo juurde tagasi, et see saaks meile nagu ilmutuseks, mida Jumal siis ikkagi tahab. Kas sa usud seda, et Jumalal on ootused meie suhtes ka? Me ootame Jumalalt midagi, aga Jumal ootab ju meie käest ka midagi. Ja Jeesus ütles niimoodi, et kui minu sõnad jäävad teisse, siis paluge mida iganes ja te saate. Üks väga lihtne tõlge ütleb niimoodi, kui minu õpetus või kui te püsite minu õpetuses, olete sellest, siis paluge mida iganes ja ma annan teile. Kas sa tahaksid sellist elu, kus ma võin paluda Jumala käest mida iganes ja ma saan? Ma tahan seda elu. Ma usun, et sa ka tahad seda elu. Nii et vaatame siis, millele Jumal ikkagi osutub ja mida ta siis nagu õpetab meile, kui te ütlete, te peate samu asju tegema. Õnnis on see, kes sõna järgi teeb. Miks te ütlete mulle, issand, aga ei tee mu sõna järgi. Kes mind armastab, see peab ka mu käskusid. Jumala sõna ütleb väga selgelt, et Jumal ootab meie käest talle alistumist, tema õpetuse järgimist. Kui keegi toob teile mingisugust teistsugust õpetust, siis ärge võtke teda vastu, mida meie oleme teile õpetanud. Paulus hoiatab sellest, Jeesus hoiatab sellest, Johannes hoiatab sellest. Et Jumal, Jeesus ise ütles ka, et ma olen õpetaja, ma olen issand, ma olen, päästja, ma olen lunastaja, aga ma olen ka õpetaja. Ja see lugu on siis Johannese evangeeliumis 13. peatükis, kus Jeesus peseb jüngrite jalgu. Ma ei hakka siit väga süvitsi minema. Aga ta ütles niimoodi, et me teame siis Peetruse reaktsiooni, kui Jeesus hakkas pesema nende jalgu, siis Peetrus ütles, et issand, kas sa tahad pesta ka minu jalgu? Ja vaata, mis Jeesus vastas talle. Mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Jumala sõna on alati see, mis ei tule kunagi tühjalt tagasi. Kui me täna ei mõista Jumala sõna, siis ta on ikkagi seeme, mis läheb meie sisse, ta on nagu see lumi ja vihm, mis ei tule kunagi tühjalt tagasi. Vihm läheb kohe maa sisse, aga lumi jääb maa peale ja ootab oma aega, millal see päike välja tuleb ja soojaks läheb, nii on ka Jumala sõnaga. Kui ta tuleb meie sisse, küll ta ootab oma aega. Ja Jeesus ütles Peetrus täpselt samamoodi siin, et see, mida ma praegu teen, sa sellest aru ei saa, aga hiljem sa saad sellest aru. Ja me teame, et Peetrus oli sihuke radikaalne mees. Noh, tal puudus esiteks alandlikkus ja ta oli ühest
kraavist teise mees, siuke nagu purraki ühest nii-öelda äärmusest teise. Ja ta ütles niimoodi, Peetrus siis, mitte mingil juhul, Jeesus, sa ei pese mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina ei pese sinu jalgu, siis ei ole sul osa minuga. Ja siis Peetrus kohe, okei, pese siis kõik mind puhtaks. Nii pea kui jalad, eks ju, käed ja pead, mis ta siis ütleb. Siimon Peetrus ütles, et issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid pese käsi ja pead. Ja Jeesus ütles, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Aga teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Et millele siis Jeesus siin nagu viitab? Ja ta ütleb ju siin, et te hüüate mind õpetaja, issand, seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teinud. Nii. Kausid, paluks. Ilma naljata. Tegelikult vaatame asja Jumala sõna ja läbi ilmutuse. Mida siis ikkagi Jumala sõna siin? Jumala sõna õpetab niimoodi. Jeesus ise ütles, kui su silm pahandab, siis tõmba ta välja. Kui su käsi pahandab, siis raju ta maha. Sul on parem minna ühe käega taevasse kui kahega põrgusse. Ühe silmaga minna taevasse kui kahega põrgusse. Aga huvitav jala kohta ei ütle, et kui jalg siin pahandab, siis raju ta maha. Silm ja käsi. Okei, see selleks. Aga oled sa nõus, et see, millele Jumal siin viitab, ei ole see, et me oma füüsilisi silmasid, ma usun, et me kõik oleme ju teinud silmadega pattu, oleme kätega teinud pattu, siis me kõik peaksime olema siin ühe silmaga, ühe käega. Aga millele Jumala sõna ja Jumala püha vaim viitab, on ikka jälle meie iseloom, meie karakter, meie patune olemus ja loomus, mis meid kogu aeg pahandab. Et kui meie iseloomus on midagi, mis kogu aeg sind pahandab, mis tõmbab sind pattu või juhatab sind tegema asju, mis on Jumala sõnaga vastuolus, mis ei ole armastuses, siis on selge see, et Jumala sõna viitab sellele, et kui sinu natuuris, iseloomus on midagi, mis sind kogu aeg pahandab, siis parem lase see ära lõigata oma küljest, oma elust. Sest sul on parem minna sellise nii-öelda piltlikult öeldes poolikult taevasse kui nii oma karakteriga, täiskarakteriga põrgusse. No ma olin selline mees kunagi, kes ikkagi, ma olin väga familiaarne, ma olin väga siuke hoora vaimus ja ma olin selline, kes tahtis laiata, olla, möllata, teha, ma ütlesin, mis ma tean, ma olen ju siuke. Ma olen ju siuke. Aga Jumala sõna ütleb niimoodi, ma ei saa jääda selliseks, nagu ma olen. Ma pidin kõik selle laskma enda küljest ära raiuda Jumala sõnal. Ja see oli valus teinekord. Ja ma mõtlesin, ma ei saa olla enam, ma ei saa vanduda, ma ei saa ropendada, ma ei saa enam naisi vaadata. Ma ei saa enam mitte midagi teha, mida ma armastasin enam teha. Täiesti siuke, ma ütlesin, mina pean hakkama usklikus, mingi munga elu elama siis või. Mungad olid need, kes kastreeriti ära kõigest. Aga ma otsustasin, et ma lasen Jumala sõnal ennast kohitseda, oma natuuri, oma iseloomu, oma karakterit. Ja teate, Jumal teeb seda siiamaani. Jumal siiamaani mind lihvib ja hea oleks, kui me laseme seda ise ka teha. Et me laseksime Jumala sõnal ennast kogu aeg vormida, sest me neid nurki ja sarvi ja seda nii-öelda neid silmi ja käsi on veel, mis tegelikult meil pahandavad. Ja need peavad saama ära, sest see on Jumala sõna kohane. Ja jalgade pesemine ei ole ju ka mitte midagi muud, millest ta räägib. Tegelikult ta räägib, Jeesus räägib kahest tüübist pesemisest. 2 tüüpi pesemist on. Vaata, üks pesemine on ju see, nagu ta ütleb 1. Korintuse 6:11, kui te olete puhtaks pestud, siis te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus.
ja Tiituse 3.5 ütleb niimoodi, et ta päästis meid uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Püha vaim ei uuene, meie uueneme. Vana inimene läheb või see väline inimene läheb vanemaks, seespidi läheb nooremaks. Kes on noor, mina olen noor, halleluuja, me kõik oleme noored, me läheme ainult nooremaks. Ära vaata üldse neid nii-öelda volte ja kortse, mis sul tulevad. Me vaatame sisemist inimest, on ju. Ja me peame mõistma, nii nagu me ei tohi olla sellised nagu see variser siin, et me ei näe nagu Jumala silmadega, me näeme nagu inimeste silmadega. Me peame õppima nägema Jumala silmadega, oled sa nõus? Ja see variser ei näinud, millest me just lugesime, seda naist. Tõenäoliselt oli prostituut. Ja no see on, ma kohe tulen sinna tagasi, aga ma ütlen selle mõtte välja, et Johannese 3.5 ütleb niimoodi, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. See tähendab seda, Jumala sõna järgi, Jumala õpetuse järgi, kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse peale seda, kui me oleme tundnud patu tundmisele, kui me oleme aru saanud, et me oleme kadunud, kui püha vaim on hakanud näitama patu meie elus. Nagu Johannese 16. peatükis ütleb, esimene asi, mida ta toob selguse ehk tõestuse meie elus, meie patu kohta. Ja kui me hakkame pattu oma elus nägema ja kui me pöördume ja parandame sellest meelt ja anname oma elu Jeesusele, siis ta peseb ja puhastab meid. Meil peab see saama nii sisse, nii nagu fundamentaalseks asjaks, et mida Jumal tahab meie elus, ei ole mitte midagi muud, kui sind vabastada patu ja surma seadusest. Ja kui meie iseloom ei ole muudetud, kui meie sisemine inimene ei ole uueks saanud Jumala sõna uuendamise läbi, siis meie vana loomus kogu aeg on harjunud tegema pattu. Me sünnime uuesti ühe hetkega, kui me võtame vastu Jeesuse kui oma issanda ja oma päästja. Ja või Jumala sõna järgi, me sünnime uuesti. Me oleme puhtaks pestud. Kes on kogenud uuesti seda puhtaks pesemist? Ma usun, me kõik oleme. Ja kui ei ole, siis pärast peseme. Lähme duši alla. Jumala sõna. Et selle hetkel, kui me võtame vastu, me saame puhtaks pestud. Jeesuse veri peseb meid puhtaks. Nii, meie natuur ei ole muutunud. Loomulikult jalad on meil harjunud käima seda oma teed. See tähendab seda, et see teine pesemine ei ole siis muud midagi, kui see jalad, millest siin räägib, ei ole muud kui käitumine ja meie liikumine elus. Ja see peab ju saama, meie jalad ju saavad määritud maailma poolt. Kogu aeg. Me käime selles maailmas. Ja me saame määritud. Maailm määrib meid kogu aeg. Meil enam telekat ei ole. Me ei vaata, tead, kui palju puhtamaks on meie õhkkond kodus läinud. Ja neid shortse videosid ja kõik need muud ja kõik seda meedia ja meelsust ja me ei vaata enam. Ja teate, kui palju puhtam olla. Ma isegi enam uudiseid ei loe. Tead, kui palju puhtam tunnen olla. Ma loen Jumala sõna ja ma püsin puhtana. Millele me ikkagi jõuame on see, et meie karakter peab saama puhtaks Jumala sõna läbi. Ja millele Jeesus ju viitab see, et pestige üksteise jalgu on see, et rääkige Jumala sõna isekeskis, mis peseb ja puhastab teid. Ja selle kohta ütleb väga hästi Kolossa 3.16, et Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage üksteist. Jumala sõna elagu rikkalikult. Teie seas õpetage üksteist. See on see, et meil on vaja rääkida Jumala sõna. Rääkida Jumala sõna. Iga ühel on ju midagi. Kui me kokku tuleme, on iga ühel midagi. Mitte mul ei ole. Meil tegelikult ei peaks olema see auditooriumis. Meil peaks olema suke ringis ja kõigil on midagi. Kõigil on midagi. See peab olema Jumala sõna. Ja kui me räägime Jumala sõna, kui me oleme Kristuse kesksed, fokusseerinud kogu aeg Jeesusele, ma võin lubada sulle, et me läheme siit puhtana välja, kui sisse tulime. Kui me hoiame sõna, jutu, kõik Jumala sõna peal.
et me ei tule siia ja pläkutame turuhindadest, poliitikast ja ma ei tea, mingisuguse olmeprobleemidest. Aga me räägime Jumala sõna. Me lähme puhtana siit välja. Meie jalad on saanud puhtaks. See on see, millele Jumala sõna viitab. Et meid teha puhtaks, nii et on 2 tüüpi siis pesemine. Üks on see, et me sünnime uuesti, meie süda pestakse puhtaks ja jalgade pesu on ettevalmistus sisse minemiseks kõige pühamasse paika. Ma ei hakka minema sellesse Vana Testamendi nii-öelda templiteenistuse vormi, aga kõik sa seda sama võid näha ja lugeda Vana Testamendi tabernaakli templiteenistuse mustrist. See on eraldi teema. Aga Jumal tahab, et me saaksime puhtaks. Et see oleks meie nagu igatsus, fookus. Ma tahan saada puhtaks. Mina ei tea, kuidas sinuga on. Aga kui ma olen olnud issanda ees, kui ma olen oodanud teda ja ma olen vahest öelnud, et Jumal, ma ei oska sulle isegi mitte midagi öelda, ma ei oska midagi paluda. Ma lihtsalt tahan sind, ma tahan su ligiolu. Ja ma näen, kuidas mu enda hing ja mu enda liha nagu võitleb selle vastu. Ja kui ühel hetkel ma olen saanud nad vait, eks ju, nii-öelda nagu Paulus ütles, ma löön oma ihu, et ta vait jääks nad. Et ma olen nagu ka oma mõtted vangi võtnud ja sidun need, et vait, ei mõtle. Võib-olla, et sa kogenud seda. Tahad Jumala jaoks aega eraldada ja siis hakkab mingisugune, mis ma süüa teen, mis seal külmkampis on, mis need homsed probleemid, mis seal töökohustused, õpikohustused, nagu kohe kahekorgistub sul see kõik. Ja mul ka, olen Jumala ees öösiti, mujal mul pole lihtsalt muul ajal aega. Ja siis hakkab majas see vaja teha korda, siis on vaja sinna kruvi panna, siis seal on plaat lahti, seal on liist, tol endab. Ma ütlesin, et Jeesuse nimel, mu mõtted, olge vait ükskord. Mu hing vaiki ükskord issand ees ja tea, et ta on Jumal. Rahune maha. Ja teate, see on töö ja võitlus, et oma hing maha rahustada. Ja ühel hetkel, kui ta allub sellele, me peame uskuma sellesse, me peame lihtsalt aru saama seda, et meie vaenlane number 1 ei ole saatan, vaid meie enda ise, vana loomus, see hing, mis meie sees nagu mässab. Ja kui me tema ükskord vait saame, ja tead, kui Jumala ligiolu tuleb, kui Jumala vaim on kohal. Teate, mis on minu esimene soov, mida ma olen kogenud, ma lihtsalt räägin oma kogemustest. Ma ei ütle, et see normatiivne, aga mida ma olen kogenud. Jumal, ma tahan olla puhas, pese mind, puhasta mind, tee mind puhtaks, issand. Ma näen, kui palju mul on nagu vigu. Ma näen, kui pudulik ma olen. Ma näen seda, kui vähe ma olen armastanud. Ma näen kohe seda, kui isekas ma olen olnud. Ma näen kohe seda, kui palju ma olen tegelenud tühiste asjadega. Ma olen raisanud oma aega. Olen raisanud oma raha, oma ressursse. Olen suhelnud valede inimestega. Ei ole võtnud oma laste jaoks aega, piisavalt. Ei ole võtnud oma abikaasa jaoks aega. Ma näen seda. Ja teate, kui Jumala vaim seda näitab, mitte selleks, et mind süüdistada, vaid mind korrigeerida ja puhastada ja mind suunata sellesse suhtumisesse ja täita mind armastusega, oma armastusega. Ja vaadake, nüüd me jõuamegi selle sama naise juurde siin. Et kui me laulame seda laulu, et armastus must voolaku välja kätest ja silmadest ja kogu mu sellest, kas sa mõtled ka nende sõnade peale? Suust. Mõtlesid, amen. Aga kas me ikka teame vahest, mis on Jumala armastamine? Jumal ootab meie poolt samamoodi armastust. Ja see on esimene käsk, mille Jumal on andnud meile. Armasta oma Jumalat kogu oma südamest, kogu mu jõust ja kogu mu väest. Ja nüüd ma jõuangi selle naiseni siin, kes siis tuli Jeesuse juurde ja hakkas tema jalgu pesema. Huvitav, mitte pesema, siis võidma nagu õliga. Ja see oli nagu korralik õppetund selle Siimonile, selle varisele Siimonile. Huvitav on see, et variser mõtles, et kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune naine see on. No selgelt oli prostituut.
kes teda puudutab, et ta on patune. Huvitav on Luuka 11. peatükis 44. salm ütleb see, et ma näitan seda, et variserid olid tegelikult ise need, kes rüvetasid inimesi. Mõtle nüüd Jeesust. Kas Jeesus käis armastuses? Kas ta oli armastuse sümbol? Mitte ma ei ütle armastuse sümbol, see ei ole see. Kas ta oli täis armastust? Ta oligi armastus. Kõik, mis ta ütles ja tegi, oli ju armastuses. Rikas noormees tuli tema juurde ja ütles, ma olen kõike teinud, aga midagi mul puudub. Mäletate seda? Jumala sõna ütleb, et Jeesus vaatas tema peale armastusega ja ütles talle, müü ära osa kõik, mis sul on. Ta ei teinud allahindlust. Kõik, mis sul on, müü ära ja anna vaestele ja tule järgi mind. Aga mis rikas noormees tegi selle peale? Muutus kurvaks, läks minema, ei järginud seda. Ja huvitav, kuskilt vahest ma kuulen, et võetakse mingisugune õpetus, aga me teame, et lõpuks oli ta ikkagi seal 120 juures ja oli ka seal niimoodi päästetute hulgas. Mina ei leia seda mitte kuskilt. Kust seda üldse võetakse? Näidake mulle palun allikad. Nii et saate aru, inimesed on võimelised mõtlema mingisugust asju ise juurde ja siis hakkavad seda levitama. Tore kuulda, meeldiv kuulda. Aga tegelikult Piibel ütleb niimoodi, et see meestaks ära kurb ja kõik kurvana. Kui Jeesus ütles, te peate minu liha sööma ja minu verd jooma, siis need samad 72, kes olid alguses väga rõõmsad, väga vihastusid selle sõna peale ja ütlesid, et see on küll karm, kes seda talub nagu kuulda. Ja Jumala sõna ütleb, nad läksid ära ja ei järgnenud enam talle. Pöördusid ära. Ja nüüd mõtle, Jeesus on siis kutsutud variseride poolt endale variserid kutsusid Jeesuse endale külla. Kas Jeesus oli selline liberaalne vend? Tahtis kõigiga hästi läbi saada. Noh, kui mind juba kutsuti külla, eks ma siis pean viisakas. Ei on. Ta ju samadele külla kutsujatele hakkas panema silma vahele niimoodi, et tolmus. Jeesuse rääkimise aegu palus keegi variseda teda enese juurde lõunale. Jeesus läks sisse ja istus maha. Variser imestas, et ta enne lõunasööki käsi ei pesnud. Aga issand ütles talle, et teie variserid puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljaspoolt teie sisemus, aga on täis rüüstet ja kurjust. Jeesus ju rääkis kohe patu probleemist, ta kohe paljastas nende tegeliku olemuse. Kas see on armastus või ei ole? No ära mõista hukka nüüd. Ära nüüd siis nagu süüdistasin, ära tule kohut mõistma. Me teame, meil on väga vale arusaam vahest Jumala armastusest. Kas sa loed 1. Korintuse 13. peatükis, mis on Jumala armastus, mis on armastuse olemus? Ta rõõmustab mille üle? Tõe üle. Armastus rõõmutseb tõe üle. Ma rõõmutsen selle üle, kui keegi räägib tõtt. Seda on valus kuulda. Aga see toob mulle elu. See teeb mind vabaks. Ja meie peame olema võimelised ka armsad, sellised, kes räägivad tõtt armastuses. Loomulikult me võime olla siuksed nagu need Peetruse tüüpi uuendamata meelega, et võtame mõõga välja ja kohe raiume neid kõrvasid maha. Jumala sõnaga on võimalik ju niimoodi raiuda ka. Selle on niimoodi oma niimoodi loomuses, niimoodi ägedalt panna. Me kaitseme Jumalat, me mõtleme, et me kaitseme Jumalat. Peetrus mõtles, et ta kaitseb Jeesust. Võtab kätte. Jeesus ütles, pane mõõk ära, mis sa arvad, et ma ei või kutsuda siin inglite leegioni kohale. Aga see oli see natuur, see inimese loomus on selline. Võttis mõõga välja ja me peame Jeesust kaitsma. Tõde ei vaja kaitset. Tõde ei vaja kaitset. Tõde räägib ise enda eest. Ja kui me kasutame Jumala sõna valesti, kui me kasutame seda oma lihalikus loomuses ilma armastuseta, siis me teeme hoopis karuteene, me hoopis lõikame kõrvu inimestelt maha ja nad ei kuulagi enam Jumala sõna. Seda me ei tohiks teha. Ja sellepärast me peame saama armastust täis. Sest Jumala armastus on selline
mis ei räägi mitte ainult probleemist, vaid ta annab ka lahenduse alati ja väljapääsu. Ja ta ei räägi probleemist sellepärast, et sind hukka mõista, vaid sellepärast, et sind õigeks teha. Et sind vabaks teha, et sind puhtaks teha. Ja see on meie taotlus, armsad, kui me käime selles maailmas, me elame veel selles maailmas, meil peab olema selline süda, mis igatseb puhtuse järgi. Jumala sõna on ainuke asi, mis on võimeline meid puhtaks tegema. Ja vaata, ma loen lihtsalt selle mõtte lõpuni, et mõistmatud, eks see, kes on teinud välispidis, on teinud ka seespidise. Et andke sees olev alastus hänniks ja vaata, siis on teile kõik puhas. Kuid häda teile variserid, et te maksate 10 mündist ja ruudist ja igast aedviljast, aga lähete mööda kohustusest ja Jumala armastusest. Te lähete mööda sellest. Ja variser, mis me siin nagu näeme seda Siimoni puhul, oli täpselt samamoodi. Ta vaatas sellise variseliku, vastiku, ülbe, uhke pilguga. No see on küll patune, prostitud. No, temaga küll nagu tegemist ei taha teha. Kes tahab teda, kui see nüüd puudutaks, siis mina saan rüvedatud. Aga Jeesus ütles, et teie olete hoopis need hauad. Neid asju tuleb teha, kuid teisi ei tohi jätta hooletustele, ütles, eks ju, Jeesus siin edasi. Häda teile variserid, et te armastate esimesi istmeid sünagoogides ja teretamisi turgudel. Häda teile, et te olete nagu tähistamata hauad ja inimesed, kes kõnnivad nende peal, ei teagi. Nii et siin Siimon oli seda tüüpi mees, kes siis oli Jeesusega koos lauas. No mis oli tema motiiv kutsuda, Jumal teab, võib-olla lihtsalt kuulda, mis Jeesus räägib või teha taga mingeid suhteid või siuke hea või kuidagi millegi kinni haarata või Jumal teab, eks nendel olid seal omad motiivid. Jeesus aga vastas siis, Siimon, mul on sulle midagi öelda. Ja ta ütles, et räägi, õpetaja. Ja siis Jeesus räägib, et ühel rahalaenal oli 2 võlgast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine oli 50. Teate, kui palju teenar lihtsalt siuke faktina. Teenari raha oli, hõbetükk oli see nagu teenar. See oli üks teenar oli 1 päeva palka. Ja see oli päris korralik summa, mis oli 500. Nii et üle aasta palga, 1,5 aasta palk vist oli võlga. Aga kuna neil ei maksta, siis ta kutsustas nende mõlema võla. Kumb siis neist nüüd armastab rohkem? Ja Siimon vastas, ma arvan see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles, sa otsustasid õigesti. Ja nüüd vaata, ta pöördub naise poole ja lausub Siimonile, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud mulle minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mu tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui sisse tuli, lakanud mu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Huvitav on see, et Jeesus lasi seda kõike teha. Ja ta tõi veel Siimonile selle naise eeskujuks. Vaata, õpi nüüd, mida see naine tegi. See naine oli ilmselgelt patune ja ta koges võimalust saada andeks. Ja ma panin endale nagu üles kirja 3 asja. Vesi, suu ja õli. Mida see Jumal tähendab? Vesi, suu ja õli. Andis sulle suud, sina tahtsid jalgade jaoks vett saada ja ootasid, et sinu pead nagu võidakse õliga. Ja tead, püha vaim näitas mulle. Või kui me vaatame seda lõppu, siis Jeesus oli selge, et andis selle naisele andeks. Selle naise keha, keel, kogu tema olek ju rääkis sellest, et ta otsis andestust Jumala käest. Ja küllap ta teadis ka seadust. Küllap ta teadis selle vana lepingu seadust, et preester ei saanud minna enne pühakotta, kui ta ei olnud ennast pesnud. Ta oli küllap ta oli sellest kuulnud. Aga siin, mida nagu Jeesus siis nagu ootas, Jeesus ütles, et sa ei andnud minu jalgade jaoks vette, siis mul avanes see kosutuseks nagu siis, et siis mul avanes see,
ainuke viis, kuidas me saame Jumala poega nagu kosutada, nii nagu selles kontekstis, on see, kui me parandame meelt ja tunnistame oma patud üles ja pöördume ja alandume. Kas usud seda, et jalgade pesemu nõuab alandlikkust? See nõuab väga suurt alandlikkust, kui hakata teisi jalgu pesema. Ja ta võttis kätte ja pesi Jeesuse jalgu ja ma usun, et see oli see, mis oli Jeesusele ju tegelikult meelepärane. Ja siin ta ju toob kohe selle võrdumi, et ta oli väga patune ja ta sai andeks. Jumal ootab ju kõigepealt esimese asjana, kui me tema juurde tuleme. Mida? Et me pöörduksime oma elust, oma pattudest. Me kõik oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma. Me kõik oleme kõrvale läinud. Ja vahest me võib-olla ei ole selliseid patte nagu elus teinud, ma ei tea, ilmselt ei varasta, ei joo, ei hoora, eks. Tead, südame uurija, Jeesus teab meie sisemist elu. Ja tead, kui palju tegelikult meie sees on patte peidetud, meie motiivid on vahest nii salakavalad, mis ei ole puhtad. Meie motiivid võivad olla nii isekad, kui me teeme isegi häid asju. Meie motiivid võivad olla täiesti valed. Õige asi vale motiiviga, see põleb ära. See ei lähe arvesse. Ja see, et sa annad pojale, ütleb Jeesusele suud, sest oled sa lugenud psalmidest, teisest peatükist? Psalmist ütleb niimoodi, et ma ei hakka tervet peatükki lugema, see on teine psalm 2.12. Andke suud pojale, et ta ei vihastuks ja teie ei hukkuks oma teel. Sest tema viha sütib pea, õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Kas sa näed, mis Jumala sõna ütleb? Tema viha sütib pea, andke talle suud. Mis on suu andmise nii-öelda sümbol? Mida see tähendab? See on armastuse väljendus. See on austuse, respekti, lugupidamise ja alistumise väljendus. Ma tulen, ma parandan meelt, see naine tuli ja parandas meelt ja andis suud. Ühesõnaga, suudles tema jalgu sellega, et ma alistun sulle. Ja see õli, mis siis nagu sümboliseerib, on just see, et see koda nagu täitis hea lõhnaga. See on see, me teame, et õli on tihti püha vaimu sümbol, et õli toob Jumala ligiolu, see lõhn. Ja Jumal tahab, et me oleksime see tema hea lõhn, kuhu iganes me läheme. Ja kui me käime selle suhtumises, selle südame hoiakuga, et ma parandan meelt, Jumal. Teate, ma toon ühe sellise näite. Mul siin alles viimane selline huvitav teenimine oli. Üks noormees helistas mulle ja ütles niimoodi, tead, Andre, ma pean kokku saama või tahan suga kokku saada. Et mul on probleemid, mul on rünnakud. Ma ütlesin, mis toimub? Ja ta ütles niimoodi, et mul on ärevus, mul on depressioon, mul on nagu selline paanika. Ütles, mul on paanika ja ärevus ja siis sinna hakkab see depressioon. Et kas saad nagu palvetada mu pärast? Ma ütlesin, hästi, muidugi saan. Ma tundsin teda, mõtlesin, et saame kokku, tule ja räägime Jumala sõna. Ja tead, ma küsisin Jumala käest, ennem kui me temaga kokku sain, et Jumal, milles on tema probleem? Ma tean, et ta on kristlane. Ma tean, et ta tunneb sinu nii-öelda sõna ja ta on käinud koguduses, aga ma ei tea, mis elu ta täna elab. Ma ei tea, kuhu ta on läinud või mida ta on teinud või kus on käinud, aga mida sa ütled, kuidas ma peaksin teda teenima? Ja teate, ma kuulsin, kuidas püha vaim ütles väga selgelt mu sees. Ütle, et ta annaks kogu oma elu mulle. Ja see oli kõik. Ja kui ta tuli ja siis tead, ma ütlesin, nüüd on vennas selline lugu.
me nüüd ei keskendu nende probleemidele, mis sul on ja me ei keskendu nende deemonitele, kes sind kiusavad ja nendele koertele, kes sind purevad. Me nüüd keskendume sellele, mis elu sa elad. Räägi mulle. Ja siis hakkas tulema. Üks patt, teine patt, kolmas patt, neljas patt, see hooramine, porno ja ma ei tea, kõik siin ja seal ja kõik see alkohol. Nagu kadunud poja lugu. Mõtlesin, mida sa siis tahtad? Sa oled ju 2 lauas sööja. Sa käid Jumala juurest niimoodi söömas ja sa käid deemonite lauas söömas. Aga sa tead, mida Jumala sõna selle kohta ütleb. Ja ma lugesin talle Jumala sõna. Lugesin, mida Jumala sõna selliste olukordade kohta ütleb. Kui sa käid lihategudes, sa oled ju vaenus Jumala vastu. Ja pole ime, et sa avad endale uksed deemonitele. Pole ime, et sul koerad kallal lastakse. Loomulikult. Ja purevad sind nagu tagumikust nii, et vähe ei ole. Kui sa oma eluviisi ja oma mõtteid ja oma suhtumist ja käitumist ei muutu, siis Jumal annab su eksituse vaimu kätte. Sa oled väeti praegu. Ja teate, ma rääkisin seda temaga hästi otse, ma ütlesin, ma ei hakka keerutama, ma räägin asjast otse. Sest ma vaatasin teda armastusega. Mu kohta on vahest öelnud niimoodi, et huvitavad reaktsioonid on. Ma räägin niimoodi, ma käin vahest koolis seal õpetajatega rääkimas, seal vestlemas ja tuleb teemaks, et nad harrastavad seal joogat ja ma ütlesin, vabandage väga, aga meie ei harrasta joogat, me oleme kristlased. Ja siis teise õpetajaga, et vabandage väga, et me ei võta osa Halloweeni pidustustest ja igasugused sellistest jamadest. Tead, mis mulle öeldakse? No kuidas sa ennast niimoodi vastandud maailmaga? Jumala sõna ütleb väga selgelt, ärge armastage seda maailma. Ärge armastage seda maailma. Loomulikult ma vastandun. Ma vastandun. Tänu Jumalale, kõige hullem asi on see, kui keegi aru ei saa, et see kristlane. Ma olen õpetaja, ma ütlesin, me oleme kristlased ja me ei võta nendest asjadest osa ja räägin tõde. Ja ma näen, millised reaktsioonid seal. Ma näen, kuidas vaim tema sees, mis ei ole puhas vaim, vaid on mingi muu vaim, ärritub. Ma näen, sellepärast ma räägin Jumala sõna, ma räägin tõde ja ta teab, et ma räägin tõde. Ja ma räägin sellepärast, et ma armastan teda. Sellepärast, et me ei maadle liha ja verega, vaid valitsuste võimude ja kurjade vaimude, taevaaluste pimeduse jõududega. No kuidas sa vastandud on Reiko niimoodi? Mõtlen, andke andeks, ma ei ole liberaalne mees. Ma ei taha olla liberaalne, kõigiga niimoodi hästi läbi saada. Ja vaata Jeesuse lugu. Vaata tema nagu olemust, ega tema oli täpselt samamoodi. Ta rääkis tõde, aga ta rääkis seda armastusest. Aga armastus on see, mis toob, Jumala armastus toob, mis toob selle tõe esile. Ja mis tõde teeb? Vabastab. Millest ta vabastab? Patusta. Ja tead see noormees, ma jõuan nüüd selle noormehe juurde tagasi. Ma nägin, et ta sees kees. Kõik ta sees kees. Sest see oli tõde. Ma mõtlesin, nüüd on niimoodi, kas sa istud Jumalale või mitte. Või lähed siit välja samasugusena, nagu sa tulid ja elad oma nii-öelda patuelu edasi. Ta kukkus põlvedel maha ja me tegime palve. Ja selle hetked, kui ütles, et Jeesus, ma annan kogu oma elu sulle. Püha vaim tuli kohale. Hakkasin nutma, tead, ja mina hakkasin nutma ja mõlemad nutsime. Võtsin talt ümbert ringi ja kallistasin teda. Teate, kui imeline moment on see, kui püha vaim tuleb niimoodi kohale. Nutsime, ta valas välja kõik selle, mis tal sees on ja Jumal trööstis ja lohutas teda. Kui imelised on need hetked, kui keegi saab vabaks. Ja siis istusime tooli peal tagasi ja siis ütles, kuule, mul sees tuleb rõõm. Tead, ma ei ole ammu rõõmu tundnud. 10 aastat pole rõõmu tundnud. Ma ütlesin, tänu Jumalale,
ja tead, alles hiljaaegu rääkisin selle noormehega. Küsisin, kuidas on. Ta ütles, et paanika ja ärevus on ammu läinud. Ma ei pea keskenduma nendele koertele. Keskenduma õigele asjale. Anna oma elu Jeesusele. Anna täielikult oma elu Jeesusele. Tee nii, nagu Jeesus ütleb. Ja siis sa näed, kuidas Jeesus ise sind hakkab kaitsma, kuidas Jumal kaitseb, sest Jumala sõna ütleb, et need, kes on sündinud temast, ei tee enam pattu. Jumal ju päästab meid patu ja surma seadusest. Jumal ju päästab meid sellest. Siis ei saa ka saatan ega teemonid ega kurjad vaimud õiguse sinu ellu. Kui sa oled puhas, kui sa oled kaitstud, kui sa oled Kristuses Jeesuses. Kui sa mäletad seda, mida Jumal ütles Kainile. Kui sa head ei tee, kui sa ei tee nii, nagu ma ütlen, kui sa ei tee nii, nagu ma õpetan, siis luurab patt kus kohas. Ukse ees ja himustab sind. Aga sina pead tema üle valitsema. Kas oled nõus, et see on positsioonide nii-öelda koht? Mis positsioonil sa oled? Kas sina valitsed patu üle või patt valitseb sinu üle? Patt on peremees, patt on isik. Ja temast me ei saa lahti, kui ainult Jeesuse väe ja meelevalla ja Kristuse valatud verega. Et Jeesus peaks olema meie kõige keskmes, meie elu fookus, meie siht, meie nagu ihaldatud objekt. Ainuke, kelle poole ma püüdan, on Jeesus, ma tahan teda kätte saada. Ja ma tean, et sellel on hind, kui ma tahan Jeesus kätte saada. Ma pean oma elu maha panema. Ja alistuma talle ja tema tõele. Ja siis ma saan ka selle väe ja meelevalla, mille ta on tõotanud ja lubanud. Ja siis ma käin puhtuses. Ja siis on mu süda täis rõõmu, täis rahu, täis väge. Ja selles ma kasvan täna. Ja seda on see, mida ma täna selles loos nagu näen, selle naise loos. Kui ta ütleb niimoodi, et ta läks, su usk on sind päästnud, mine rahuga. Kui ta on andeks saanud ja kui me oleme tulnud Jumala juurde, kui me oleme tulnud Jeesuse ette, siis Jeesus ei oota meie ilusaid kõnesid, meie vajadusi ega soove. Ta teab neid kõike niikuinii. Ta tahab alistumist saada, meie südant, meie elu, meie kahetsust, meie meeleparandust. See on see, mida Jeesus ootab, nagu siin sellel puhul. Ja see Siimon, see variser Siimon jäi häbisse, täielikult jäi häbisse, sest ta ei leidnud seda, mida leidis naine. Ta ei näinud endas pattu, aga naine nägi. Ja kui naine nägi seda, siis naine oli see, kes sai vabaks. Ta ütles, mine, sest usk on sind päästnud. Ja võt see on Jeesuse armastus. See on Jeesuse armastus. Ta räägib tõtt. Ta räägib tõtt. Ja ta on andnud meile püha vaimu. Ja kui püha vaim tuleb, siis esimene asi, mida ta meie elus teeb, on mis? Ikka jälle toob meid patu tundmisele. Kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse. Ehk siis ta tõestab, et maailm on patune ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja te ei näe mind enam. Kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. See tähendab seda, et patt on süüdi mõistetud. Ta on isa juures. Ta istub isa paremal käel. See näitab seda, sel hetkel, kui me ütleme, et Jeesus on õige, me ütleme kohe, et me oleme pattused. Ja õige saab, ainult kes saab isa juurde on kes? Need, kes on õigeks tehtud. Jeesus tõestas seda, et ta on õige, ta läks isa juurde. Ja Jeesus ütles, ma tahan, et teie ka seal oleksite. Ma tahan, et teie ka oleksite. Aga Jumal on andnud meile täna veel aja, et meelt parandada ja oma asjad Jumalaga korda teha. Ta on andnud veel aja. Ta on andnud, millal see aeg lõpeb, millal otsa saab, me ei tea. Aga me ei tohi seda armu kuidagi ega mitte mingil moel alahinnata. Ja sellepärast, kui me tuleme Jeesuse juurde, ikka ja jälle, siis Jeesus, ma tulen sinu juurde täpselt samasuguse südame hoiakuga nagu see naine. Lihtsalt ma
ma pesen sinu jalgu. Ma annan sulle suud, nii nagu kirjas on, et sa ei vihastuks, sest su viha süttib pea. Sest me teame, et Jumal tuleb kohut mõistma selle maailma üle. Ja mille üle? Selle patuse maailma üle. Sest Johannese evangeeliumis 3. peatükis ja 36. salmis ütleb niimoodi, kes ei kuula poja sõna. Kes ei kuula poja sõna. Kes ei kuula poja sõna. Kes usub pojasse, sellel on igavene elu. Aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Uus testament. Aga me näeme siin samas psalmist, ja see on see, millega ma tõmban selle otsa nagu kokku. Psalmist ütleb niimoodi, et andke pojale suud. Andke talle suud. See on armastuse väljendus. See on armastuse, see on alistumise armastuse väljendus talle. Andke pojale suud, et ta ei vihastuks, et te ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea. Ja mulle meeldib see lause. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaiga otsivad. Kas me otsime? Kas otsid? Ja siis ma mõtlesin selle Juuda peale, et Juuda tuli ju Jeesus juurde ja andis talle suud. Et mida see nagu Jeesus tähendab? Miks ta seda tegi? Ja teate, ma nagu vaimus kogesin seda pilti, mis nagu Juudaga toimus. Sest Juuda oli ju äraandja, ta oli reetur. Ja ta tegi armastuse väljenduse, mis kuulub nagu Jumala pojale. Põlastusväärselt. Ta ütles sellega, et see, kes on armastus, on tegelikult kurjategija. Ja siis ma sain aru, miks Jumal, miks siis Juuda? Ja siis Püha Vaim ütles, ära unusta, et saatan läks ühel hetkel Juuda sisse. Ja see oli saatana olemus, mis läbi Juuda nii-öelda tegutses. Ja ma sain aru, et see on nagu saatana siuke nagu põlastus, suhtumine ja hoiak armastusse, Jumala pojasse. Ja sellisel viisil alandada Jeesust. Mõelge, millist alandust pidi nagu Jeesus nagu taluma meie pärast. Sest Jumala sõna ütles niimoodi, seal samas, kui ta selle varisedele rääkis, et ta armastas meid lõpuni. Ja meid lõpuni armastama tähendab see, et ta näitas jüngritele 3,5 aastat Jumala au, Jumala tegusid, päästis inimesi, tervendas inimesi, äratas surnud üles. Ta näitas, ta rääkis tõde, varisedega rääkis, ta armastas neid kõigil moel. Ta armastas neid variserid, isegi kui nad nimetas neid rästikute sugudeks, see oli ikkagi armastuses öeldud. Ma tean. Ja tead, ma olen kogenud seda, et kui Jumal midagi ütleb, ma kogen armastusse, sest ta ütleb, et ma igaühe, keda ma vastu võtan, ma annan korralikult talle vitsa. Sest see on Jumala armastus. Selleks, et me meelt parandaksime. Ja Jumal, me lihtsalt, teate, kui Jumal räägib meile, siis selles on armastus. Ja Jumala soov on ainult see, et mitte keegi ei hukkuks. Et mitte keegi ei läheks igavesse surma. Ja sellepärast täna meie nagu kohustus või ülesanne on see, et Jumal, ma teen kõik, et sulle meelepärane olla. Et ma austaksin sind. Ja teate, mina olen seda kogenud, et kui ma olen kogenud Jumalale Jeesuse ligiolu. Jeesus, kui ma saaks, ma kallistaks sind, ma embaks sind, ma armastan sind, Jeesus, kogu oma südames. Ja teate, kui imeline, see on kõik, mida ma
sel hetkel ma kogen seda, et kui Jeesus on lähedal, kui ma olen temaga ligi, see on kõik, mida ma vajan. Ja vot see on see, mida ma tahaksin, et igaüks kogeks ja ma usun, et ka Jumal tahab seda, et me kogeksime teda. Ja tead, kui sa hakkad kogema tema armastust, sa ei taha enam pattu teha. Sa ei taha. Sa hakkad mõtlema, kuidas oma vaenlastele andeks anda, kuidas oma emale, isale andeks anda, kuidas oma eks-abikaasale, oma niimoodi nende kiusajatele ja ülekohtu tegijatele, sa oled valmis kõik andeks andma, sest Jumal täidab sellise taeva armastusega nende inimeste vastu, kes on sulle liiga teinud. Iseendale annad andeks. Tead, siuke rõõm ja vabadus tuleb sisse, kui me kogeme püha vaimu ja tema liigi olla. Ja võtta, see on see, mida Jumal tahab. See magus lõhn hakkabki sinuga kaasas käima. Aga Jumal tahab seda õiget järjekorda. Pese, too vett mu jalgade jaoks, anna mulle suud ja saad selle võideõli. Et meie elu hakkab vilja kandma ja hästi lõhn on siis, kui me oleme käinud läbi meeleparanduse ja anname austuse, mis kuulub Jeesusele. Mäletate, variserid tulid, kiusasid Jeesust selle maksurahaga. Kas me peame keisrile maksu maksma või mitte? Andke raha siia. Kelle pilt see on? No keisri. Siis andke keisrile, mis kuulub keisrile, aga Jumalale, mis kuulub Jumalale. Ja Jumalale kuulub meie armastus, meie pühendumine, meie pühitsus, kogu meie armastus, kogu meie elu, kõigega, mis meil on, kuulub Issandale Jeesusele. Armastagem teda kogu oma südame, jõu ja väega. Amen. Ma palun, et tõuseksime püsti. Kallis Taeva Isa, aitäh sulle selle sõna eest. Aitäh, et sa oled meile rääkinud ja meid kõnetanud. Ma palun, Jeesus, et sa täidaksid meid selle januga ja näljaga sinu järgi ja selle vastumeelsusega patu vastu, issand, et me ei oleks sellised liberaalsed, me ei oleks patu suhtes sallivad, issand, et me ei kardaks inimesi, et me ei kardaks tõtt rääkida, issand, aga kui me räägime tõtt, siis ainult armastuses, mille me oleme saanud sinu käest. Ma tänan sind, Jeesus, et sa ei jäta meid vaesteks lasteks, vaid sa tuled meie juurde ja annad meile lohutaja ja tõmbad meid välja kõige pimeduse jõust või haardest ja pimeduse meelevalla alt. Ja ma palun lihtsalt, et kes iganes maadleb patuga, kes iganes on seotud mingisuguse ülekohtuga, paljasta need, issand, vabasta. Ja õpeta meid austama sind. Õpeta meile andma seda, mis kuulub sulle, issand. Õpeta meid või anna meile issand meeleparanduse vaimu. Õpeta meid käima sinu seaduste, sinu määruste, sinu käskude järgi. Et me oleme need, kes armastavad sind, issand, lõpuni. Nii nagu sina armastasid meid lõpuni, nagu sa ütlesid, sa armastasid meid lõpuni ja see tähendab seda, et sa läksid ristile. Ega meie, issand, anname oma elud sulle elavaks ohvriks. Ja las see kannab vilja ja palju vilja, issand. Las igaühe elu, kes siin on, kannaksid vilja, issand, et sina saaksid selle läbi austatud. Aita maha panna kõik takerduv patt, issand, ja isekus. Aita meil, issand, olla sõnakesked ja rääkida isekeskest sõna. Ja me teame, et kui me räägime sõna, siis sa ise oled seal meie keskel. Ja sa ütled, et sa kinnitad meie, kui me räägime sinu sõna, issand, sa ise kinnitad seda imede ja tunnustähtedega. Ma palun, issand, et sinu hingamine, sinu rahu oleks selle koja üle. Ma palun, et igaüks, kes siin on, kes kuulab, issand, kes siin on, kes kuulavad seda salvestust, oleksid õnnistatud ja täidetud, issand, sinu tarkuse ilmutuse vaimuga. Et me tunneksime sind ära, issand. Et me ei oleks variserid, kellele on nagu vähe antud, kellelt see on uhked, issand. Et mees ei ole sees, issand, isekust, vaid me näeksime, issand, oma puudust ja tuleksime sinu juurde ja annaksime selle, mis kuulub sulle, issand. Ja me teame, issand, õndsad on need, kes sinu juurest varupaika otsivad. Ja me tahame olla õndsad, issand. Aita meil käia õiget teed, pühitsetud teed, issand. Puhast, elada puhast ja laitmatu elu sinu palge ees. Kuni sina tuled, Jeesus. Ma palun seda sinu kallil, armsal, imelisel, väälisel nimel. Amen.
amen. ole väga õnnistatud, väga hoitud ja kohtume järgmine kord.